et jah, selles mõttes siis selline see Viru Keemia, VKG, Viru Keemia Grupp, et päris jõhkralt suur tehas, et siin seda kemikaale siis toodetakse põlevkivist. Võetakse välja, siin on veel mingi vana see rong, mis siis kunagi arvatavasti põlevkivi vedas. Seal taga see rong. Siin on see siis pääslahoone. Seal on kontorihoone arvatavasti. Et noh, siin on siuksed enam-vähem tagasihoidlikud autod, aga ma ei tea, see Ford. Aga siin on nagu igasuguseid, et ega see Audi pole ka nüüd midagi väga erilist, aga jah, et mis on eriline, on ju, et ka see Audi ka 100 eurot ta ei maksa, et seal olid on siuke 10-15 aastat ja vanemaid autosid on ka siin, aga ütleme, et üldiselt on jah siuke ikka, ütleme, mis on töötajate autod, et aga näed, seal see BEM näiteks GT. GT ja mõni on jalgrattaga tulnud ja et näed, jalgrattad on ka seal. Seal on 2 BEM-i, on ju. VKG loaga sõiduk. Et seal on siuksed mõnusad Tanik 1 ja 1 TMN. Et seal on küll nagu 2 tükki sellised, mis juba võivad seal juba mingi, võib-olla uuest peast maksid seal 100 000 võib-olla. Siin on see mingi teenindushoone. Ei tea, mida ta siin siis teenindab, et huvitav oleks vaja. Siin on jalgrattaga mõned tulnud, et näed, et libe pane liiva. Küsimuste korral helistage mu numbrile. Ju siis siin midagi teenindatakse. Elupäästja. Elupäästvat reeglit. 9 elupäästvat reeglit. Teenindushoone. Et näed, siin on siuke tavaliselt linnapildis sellised. Eks need on tööliste autod arvatavasti, et aga need 2 seal BEM-i, mis olid, need on vist ja need 2 BEM-i seal vist on ja et praegu nad võib-olla nii uued enam ei ole, aga kunagi nad arvatavasti uutena osteti. Et need on küll jah, tunduvad, et üks on seal küll 100 tonni võib maksta. Aga üldjuhul on jah sellised. Näed seal sellised täitsa. See Kia ka võib siin 30-40 tonni maksta, on ju. Kia Sportits on ju. Seal on veel üks BEM. Tundub ka võib-olla siuke tavaline, kui ta on vanast peast ostetud. Et võib ka seal 10-20 tonni, võib-olla 10 tonni maksta, on ju. Oleneb, millal on ostetud auto, aga seal need, mis olid, need tundusid küll nagu sellised, et need olid siukse koha peal ka. Et kus oli mingi eriluba vaja ja tundus küll nagu selline. Aga ei ma ei tea, sinna sööklasse võiks isegi homme minna. Võib-olla mingid odavad toidud. Söökla. 6.30 kuni 15.30 on söökla avatud. Hõbekuused ilusad. Et sinna sööklasse võiks küll minna, jah. Et siin on need mingi turva moodi asi või? Et ongi turva.
noh, võib-olla mingi lämmastik või mingi kuidas lämmastik, aga mingi väetise moodi värk tundub olevat, et päris nagu jah. Päris jõhker jah, et siin selle omanik oligi, no ma ei tea, kas omanik oli, aga Piilmann või mis ta nimi oli, Peep Piilmann või? Et see vist oligi Eesti kõige rikkam mees või? Selle tehase, noh, ma ei tea, kas omanik, aga võib-olla oligi siis omanik või? Ma ei tea, kellele see keemiagrupp nagu kuulub siis üldse, et igatahes ta selle juht nagu oli, et võib-olla siis oligi omanik või juhatuse esimees, noh, et on ka nagu see juhatuse esimees on ka nagu huvitav nagu selline nimetus, et ei öelda, et on omanik, on ju, noh, et siis kuidagi huvitav on jah, see ärimaailm on huvitav, et öeldakse, et juhatuse esimees on ju, aga noh, samas noh, võib-olla siis jah, ettevõtluses sa ei saagi öelda, et juhatus, et omanik on ju, et ettevõtluses võib-olla ei olegi sihukest asja nagu omanik on ju, et noh, et kas elus üldse on ju, et kellelgi on mingi asja osas suuremad õigused kui kellelgi teisel on ju, aga ütleme noh, et lõpuni ei ole keegi noh, et lõpuni ei ole keegi, kas või on see kinnisvara isegi kui välja ostetud on ju, et siis 100% kindlust seda kunagi ei ole, et sina nüüd oled see kõige viimane ütleja seal on ju, et tuleb võib-olla mingi jurist või mingi olukord või mingi asi on ju ja räägitakse see niimoodi ära on ju, et see, kes eile oli omanik on ju, täna ei ole tal enam midagi öelda selle asja osas, selle valduse osas on ju, et võib-olla siis ongi see juhatuse esimees nagu, et noh, sellepärast võib-olla seda nagu kõik nii väga tahavadki kasutada seda sõna, et mitte nagu nii väga ära tõusta on ju, et muidu kui käid seal, ütled, et omanik on ju, et tekitab nagu kõigis võib-olla sellist mingit kelleski kindlasti nagu mingit sellist hasarti, eks ole, nüüd ära teha või mis iganes, et siis kui esitatakse ennast kui juhatuse esimees, et siis justkui nagu antakse sellega märku, et tal on ka noh, mingid juhatuses mingid omad kohustused ja vastutused ka on ju, et võib-olla siis sellepärast tundub, aga siin on jah sihuke kena park, no, nüüd liigume, natuke liikusime eemale seal üle raudtee, no ütleme, see raudtee on juba jah selline, arvatavasti sealt raudteest siis tuli mingid need kaevanduse rongid tulevad või, võib-olla seal sõitis ka mingi rong, et muljet avaldavad mäed on jah siin tekkinud, kaevanduse jääkaine mäed. Siin on juba nüüd see siis väike pargikene, et noh jah, et ma pean ka juba hakkama vaikselt liikuma sinna kodu poole, et see kell oli ka seal 20 on ju, et ega juba augusti keskpaik, et ei ole need õhtud ei ole ka enam nii valged, et noh, ega siin tegelikult juulis ka nüüd väga ei olnud, ma mäletan, et ikka kui seal 9 tegin seal korteris remonti, siis oli ka ikka, noh, korteris oli pime, et seal elektrit ei olnud, et juba seal juba teha ei saanud, et ma pidin juba 9 pidin juba ära lõpetama. Et noh, veel praegu siin väljas on veel midagi, et aga noh, siis oli ka ju, päike hakkas loojuma ja sinna 5. korrusele juba enam juba ei tulnud väga. Aga ma ei tea, mis hoone see siin on, kas on see. Muidu tahtsin vaadata, kuhu läheb see tee. Noh, ega hullu pole, ega kui ma isegi pärast 9 jõuan, et mis vahet seal on, selles mõttes ei ole nagu nii peab hakkama harjuma selle sügise pimedaga. Peab hakkama harjuma, et
siin on see busside lõpppeatus on ka siin. No, iseenesest huvitav koht, aga jah, see lärmi on, ma ei tea, kas siia videosse on kuulda, aga seda müra on päris palju, et kui ma sealt juba siia sisse keerasin, sealt suure tee pealt, enne juba sisse keeramist, enne seda ristmikku, tegelikult oli juba seda müra kuulda. Aga ma ei tea, kas see on siis tavaline kortermaja või? See tundub ka nagu siuke Ecobil. Ecobil on see. Ei tea, jah. Mingi kultuuri, mingi kortermajad arvatavasti pole. Siis oleks siin nagu autosid ja asju. See on ka VKG oma või? Toho, see on ka VKG hoone või? Toho. Niimoodi. Näed, Viru keemiagrupi hoone on see. Täitsa lõpp. Aga mis see on siis maha jäetud või? Huvita ette. See ongi siis see peahoone või? Okei. Täitsa lõpp. Ei usu, et see. Kurat, siin ei ole nagu videovalve on küll näidatud, aga väga huvitav. Kas on tei? Nagu presidendi lossi läheks, seal on mingi lühter, suur lühter trepp ja täitsa ulmena. Täitsa lõpp. See on küll pauk mulle praegu. See on tõesti pauk. Ma tahtsin, näed, see Jetoli auto läheb. Et ma tahtsin tegelikult täitsa lõpp. Ma tahtsin tegelikult see on küll huvitav. Nii, jah. Tegelikult seda teed minna vasakule lõppu, et kuhu see tee nagu läheb lõpuks. Et ma pole siit nagu lõpuni läinud, et kunagi üks sugulane elas seal Käva tänaval, seal tehase juures. Aga minu arust see sugulase maja juurde see tehase müra ei kostu, et ta elab siin ligidal. Küllaltki ligidal. Aga see sinna ei kostunud see. Jah, võib-olla tõesti siis, et jah, näed, ega siit vist, ma arvan, see tee võib-olla ongi tupik tee, lõpebki ära või. Kuhu ta nagu läheb, et Viru keemiagrupp, jah, täitsa lõpna. Jälle mingi siuke hoone, mis siin tühjalt rendile anda. Täitsa ulme. Jah, see lõpebki siin ära. Ja nüüd tuleb rong, tuleb sealt üle. Ei lõppe vist ära või? Ta läheb vist siit, läheb Narva peale või? Arvatavasti või? Vot seda ma olen ka tahtnud, noh, nüüd näeme seda tehast nagu siit poolt ka. Seda Viru tehast. Aga mulle meeldivad nagu sellised õhtud sellistes kohtades. Mulle meeldivad. Et sellised sumedad nagu õhtud, soe selline, ei ole nagu otse, noh, ei pea olema just päikeseloojang, aga
sihuke ei ole, päike ei ole nagu kõige kõrgemas kõrguses, et on nagu selline ikkagi nagu loojumise poole minemas. Ja siuksed õhtud sellised, mitte pimedad, aga noh, sellised ütleme, et noh, kus ei ole nüüd nii palju valgust, aga noh, ongi näed, see päike ka nagu niimoodi kustumas on ju. No siit siis jah, ja sellistes kohtades nagu ütleme, see tehas ja sellised on ju. Et mulle väga meeldivad sellised õhtud või noh, sellised kohad ka nagu sellisel ajal. Näed, nüüd tulebki rong. Vaatame, kas see on, et siuksed tehasehooned ja sellised, et see on päris vägev tegelikult. Ma näed, see ongi rong tuleb. Kas see on selle keemiagrupi rong? Tulebki vist selle kaevandatud värgiga või? Väga võimalik, jah. Kas ta tuli Toomas või läheb viima seda asja? Rongijuht oli ka seal, traksis. Vaatas välja. Operaili need vagunid. Soft-Training. Jääbki selline. Kõik. Raudtee ülesõit number 9. Mis tagurdab siis? Nojah, see ongi see rong, mis vahetas nagu rööbast või? Ta läheb nagu sinna Operail asub metallikolm Uulitsal. Uulitsa metallitrii Tallinn. Et siis ta läheb sinna, seal läheb see tehas edasi. No ja, see tehas läheb sinna taha välja. Seal, kus ma väiksena tahtsin nagu minna, see läheb edasi nagu. Aga ma ei saanud nagu, ma ei mäleta, mis värk oli. Seal oli ka mingi tõkkepuu oli ees või väravad. Ma ka kangesti tahtsin nendes territooriumides ja nendes käia. Aga mingi värk oli. Aga ma nagu ei saanud sinna minna. Või midagi oli nagu ees või mingi värk oli. No see nüüd siin ei lõppes ära, jah. Et siit me näeme, kui suur see tehas nagu on siin kõik. No see on ikka metsik, jah. Territoorium on metsik selles mõttes, jah. Et noh, ongi on ju. Ja siit arvatavasti läheb, jah, siis see tee läheb arvatavasti siis. Noh, siit ma tean, kuhu ta läheb. Siit ta läheb sinna järgmisesse tehasesse, on ju. Läheb sinna Järve linnaossa, aga seal enam raudteed. Ei, on küll raudtee. Ja, sealt läheb sinna. Ja, seal on olemas. Siit ta läheb sinna, kus see bussipark on. Läheb see rong. Ja ei, sellistes kohtades mulle jah meeldib selline. Et meeldib selline, noh, ütleme jah, see kõik see raske, lihttöölis elu on ju ja kõik selline on ju.
et eks tal omamoodi nagu, kui sa vaatad neid suitsevaid korstnaid ja neid värke, on ju, et siis omamoodi on ta nagu romantiline, on ju, kui nii võtta, on ju, et tal on nagu mingi võlu sees, on ju, et see nagu see raske töö ja see enda ülestöötamine ja see need raskused, on ju, et sellised noh, nendel asjadel on nagu oma võlu on nagu sees seal, ütleme niimoodi, on ju. Aga noh, et seal on alati nagu mingi ikkagi nagu noh, mingi piir on nagu igal asjal, ütleme niimoodi, on ju. Et alati on nagu mingil asjal on piir, on ju, et noh. Et noh, kui nüüdki vaadata, on ju, et seal oli nagu noh, et noh, mingil tüübil oli seal 100-tonnine pemm, on ju, aga noh, mingi tüüp käib seal jalgrattaga sinna tööle, on ju. Et noh, et seal võib ka jah, muidugi igasugust asju olla võib-olla, et see, kes jalgrattaga käib, on ju, et tal võib-olla raha on küll ja ta on võib-olla mingi noh, maja ostnud või korralikuma või noh, kindlasti see nii ei ole, on ju. Aga noh, et kui see nii oleks, noh, siis ei oleks nagu noh, okei, on ju, siis ei oleks nagu miskit, on ju, selles mõttes, aga et noh, et kui inimene on surutud nagu sinna, et tal ei ole nagu, et kui ta on surutud sinna, et tal ei ole nagu noh, terve elu nagu muud võimalust, kui ainult selle, no siin on need rongid sõidavad, tuleb üle tee. Siin on ka jälle need autod. Ja see tehasala on nagu nii suur, et kui inimesel ei ole nagu muud sellist võimalust, et noh, et ta on surutud, et ta teeb küll võib-olla ja üritab ja proovib ja tahab isegi seda võib-olla noh, kas nüüd just seda 100 000 eurost autot, aga noh, kas või mingisugust, on ju. Aga et noh, ja teda nagu sihilikult, kui surutakse, et ta kunagi nagu ei saa seda ja meelega nagu siis noh, lausa keegi on siis nagu võtnud nagu selle elu eesmärgiks, et see inimene siis ei saaks seda asja endale, noh, et siis see on ka nagu noh, see on jälle nagu ka mõneti kurb, on ju, et jah, see on kõik nagu tore, on ju, see raske töö ja nii edasi, on ju, aga seal ei ole ju seda garantiid, ei ole seal, et noh, et sa lähed, teed ja võib-olla suredki ära seal tehases, on ju. Et sa suredki ära seal võib-olla ja need inimesed, kes on nagu noh, kes saaksid seda nagu ära hoida, on ju, et noh, et nemad siis ei tee seda, on ju, et nad teavad, on ju, et need rasked, et noh, et jah, et raske võib olla, aga noh, et nagu mingi siis piirini, on ju, ja see on nagu ütleme ka selle vaimsusega samamoodi. Selle vaimse poolega on see samamoodi, on ju. Et seal noh, et sellest ju kõik ju need juhatuse esimehed ja kõik, kes on ju, et nad on ju sellest teadlikud ju, et see üks inimene on seal ikkagi selle tohutu surve all. Et noh, et ja kui siis lihtsalt nagu vaadatakse seda pealt, kuidas nagu inimene ainult sipleb seal, on ju, et noh, siis see on nagu see koht siis, mis ei ole ilus selle asja juures. Aga võt see on huvitav koht on siin jah, et võt siin ma ei ole käinud. Et näed, siin on tehas, on ju. Korstnad suitsevad, rongid sõidavad, keemia voolab, on ju, ained liiguvad, töödeldakse. Ja siin on kirik. Kirik on siin. Võt see on nagu ime, noh. Et see on nagu ulme, noh. Et siin on kirik.
Vot selle kiriku asukohast mul ei olnud õrna aimugi. Et siin kohas ma ei ole kunagi käinud. Näed, selline kirik on see. Vot, selline kirik. See on nagu siuke huvitav koht, et vot siin ma ei ole kunagi käinud. Üle selle raudtee ma ei ole kunagi tulnud. Ei ole kunagi käinud sellises kohas. Et jah, Kohtla-Järvel ma olen palju käinud ja siin aga ka teatud kohtades. Et siia ma ei ole kunagi jõudnud. Mitte kunagi. Mis kirik see on? Sellest tahaks ka pärast pilti teha. Sellest kirikust. Estonskaja pravoslavnaja tšerkov. Estonskaja pravoslavnaja tšerkov. Estonskaja pravoslavnaja tšerkov, Kohtla-Järveski, Spaso Preobraženski prihod. Spaso Preobraženski. Spaso on siis mingi hädapääs või? Spaso Preobraženski prihod. Igatahes mingi läbipääs on siin. Siit saabki Järveküla tee saab alguse. Järveküla tee 3. Arvatavasti siin siis elab Pravoslavnaja tšerkov. Õigeusu kirik. Eesti õigeusu kirik on see. Seal on see kaameraga filmimine ka keelatud. On seal silt. Näed. Estonskaja pravoslavskaja tšerkov on see. Näed, videovalve on ka siin olemas. See mul eramaa. Sestnaja territooria. Siin on mingid kasvuhooned. See ei ole huvitav. Mingid asjad seal on. Vot huvitav, et kuhu see tee läheb. Vot ma ei ole siit nagu... Vot siiamaani ma pole kunagi tulnud. Pole kunagi tulnud siia, et see on ka nagu huvitav, et muidugi kellaaeg on ka nagu selline, et sellises kohas jah, on nagu päris huvitav. Järve biopuhastus ja arvatavasti ta siit ju Kukrusele ei lähe, et siit läheb juba Narva poole. Arvatavasti ta siis sinna Kiviõli poole läheb see tee. Kiviõli Varja. On see Varja või? Varja. Jah. Arvatavasti. Maidla on ju. Maidla on ka seal, Lüganuse. Arvatavasti see Lüganusele läheb suure tõenäosusega, et siit võiks isegi ülehomme ma lähen Tallinnasse. Et võiks isegi siit kaudu minna nagu. Siis biopuhastu. Siin on need tuhamäed, et sinna vist kunagi üks poiss uppus sisse sinna tuhamägedesse.
siin on need karjäärid ja asjad, et mul isa elas siin, et siis rääkis, et tuhamägedest ja värkidest. Eks nad siis siin käisid ringi ja no siit jah, läheb arvatavasti ka on need, sest kunagi väiksena ma seal oligi, sai käidud, et isa viis sinna neid asju autoga. Et see läheb sinna välja, et ma tean, kuhu see läheb. Elektriku tänav. Et jah, näed, seal on need tuhamäed. Jah, arvatavasti siis läheb kuskile see tee läheb kuskile Varjale või kuskile siuksesse kohta. Et ma tahan sellest pilti teha veel sellest värgist asjast. Teen sellest pildi ära, siis vaatab pärast. Arvatavasti kuskile sinna Varjasse või mis Lüganusele arvatavasti läheb see koht. Suure tõenäosusega. Eesti number. See on küll. Toodame üleval seda.